ja 2017 taas lõin ma siis Kallavere rühma. Kuidas saab liituda noortekotkaste ja kodutütardega? Ma arvan, et ega mina tegelikult vist midagi selle jaoks ei teinudki. Esimene küsimus oli, et kas te teete nalja? Aga kuidas sulle endale see podcast meeldis? Tere, mina olen Iste Kõressaar ja see on Kallavere keskkooli podcast. Meie tänaseks külaliseks on Kallavere rühma noortekotkaste ja kodutütarde rühma juht Raili Umda. Tere! Tere! Räägi mulle sinu kronoloogia Kaitseliiduga. Alustasin Kallavere rühmas kodutütrena, kui ma olin 15-aastane, et sellest on siis juba rohkem kui 20 aastat möödas. Siis ma liitusin 2004 Kaitseliiduga, kus ma olen tegev siiani, ja 2017 taas lõin ma siis Kallavere rühma. Nii et kokku juba üle 20 aasta. Aga kuidas sattusid aasta rühma juhiks? Mida sa tegid selleks, et saada see tiitel? Ma arvan, et ega mina tegelikult vist midagi selle jaoks ei teinudki, et pigem on need noored, tänu kellele ma selle tiitli sain, et ju mu noored siis paistsid silma nii hästi, et ma selle tiitli sain, et ma usun, et pigem on siin noortega tegu. Mis tunne see oli, kui said teada, et sind valiti aasta noortejuhiks? Nagu mis emotsioonid? No tegelikult mul oli suur üllatus, et ma ehmusin esimese korraga ja mu esimene küsimus oli, et kas te teete nalja? Et ma ei suutnud seda uskuda ja järgmine küsimus oli, et miks mina? Et mulle tundus, et see on nagu mingi nali või midagi on väga valesti läinud kuskilt, et äkki midagi sassi aetud, sest see tundus nagu nii ebareaalne, aga ma arvan, et kui see üllatus oli möödas, et siis tegelikult rahunesin maha ja tundus see päris selline tänulikkuse tunne pigem, et mu tööd on märgatud. Aga kui te siis lõpetasite ise oma kodutütreks olemise, siis kuidas tuli idee teha endale siis oma rühm? No selle rühma loomine oli tegelikult üks päris põnev lugu, et ma olin parasjagu haige ja nägin Facebookis kuulutust, et Kallavere kool otsib endale noortejuhti, kes võiks siis alustada noortekotkaste ja kodutütarde ringiga. Ja mu perearst oli tol hetkel Maardus ja ma tulin Maardusse ja parasjagu jalutasin koolist just mööda, kui ma mõtlesin, et ma astun õige sisse, et lähen räägin ja küsin, et mida nad siis täpsemalt mõtlevad, et mis nad siis teha tahavad, et millised mõtted koolil siis selle koha pealt on. Rääkisin direktoriga ja päris kiiresti sai selgeks, et mina võikski olla see, kes seda juhtima hakkab või seda vedama hakkab, aga mul olid veel oma kahtlused, ütleme nii, et ma ei olnud päris kindel, et kas ma olen see õige inimene seda tegema, kas mul on vastavad teadmised selle jaoks. Ja minema ma siis sealt koolist läksin ja sõitsin kodu poole ja enne kui ma veel jõudsin koju Lasnamäele tagasi, tuli mulle juba teade või sõnum ühelt siis kunagiselt koolikaaslaselt, kelle laps nüüd siis Kallavere koolis käib, et temale tuli juba teade, et Kallavere kool oli üles pannud siis teate, et kolmapäeviti hakkab noortekotkaste kodutütarde ring, mille juhiks on Raili. Ja siis see tuli ka mulle suure üllatusena, et mind oli juba tegelikult kooli poolt välja hõigatud, et ma hakkan seda ringi tegema ja kui juba kool oli selle avalikuks teinud, et ega siis mul ei jäänud muud üle, kui lihtsalt nõustuda. Nii et kui enne aasta 2017 ei olnud siis vahepeal gruppi ja kas oligi sellepärast, et ei olnud siis rühmajuhti enne seda, kui sina tulid? Ei olnud et tegelikult Kallavere rühm loodigi siis, kui me esimestena alustasime, see on siis juba üle 20 aasta tagasi, tol hetkel vedas seda Marek Peek ja Meelis Määr, et nemad olid siis esimesed, kes selle rühmaga alustasid. Ja kui nende jõud rauges, et siis ei olnud kedagi, kes selle üle võtaks. Et meie olime veel natukene liiga noored ja ei olnud valmis selleks veel, et seda siis üle võtma. Et tol hetkel, kui vist see lõppes, äkki ma olin kuskil 18, läksingi Kaitseliitu, et siis mulle korra pakuti, et võta üle. Aga ma ei olnud selleks valmis ja hiljem, kui juba kooliga niisugune väljahõikamine oli, et siis tundus, et ma olen valmis ja võin selle kohustuse endale võtta. Aga kui sa ise elad Raasikuvallas ja ütleme, et sa peaksid näiteks rühma nime ära muutma, kas sa muudaksid selle ära või jätaksidki Kallavereks?
Pigem ikka Kallavere, sest et kuna ta algselt oli Kallavere ja me asume siiski Kallaveres, et kuigi linna nimi on Maardu, siis asukoha mõttes on ta siiski Kallavere ja minu arust see Kallavere on väga ilus nimi sellele rühmale, et ma ei kujutaks ette ühtegi teist nime, mis kõlaks paremini kui see, mis tal praegu on. Kui sa siis liitusid oma rühmaga, kas lastega oli raske nagu sõbraks saada või sinna nagu sisse sulanduda? Jaa, ma pean tunnistama, et oli küll, sest et mul oli tegelikult suur hirm, ma ei teadnud, mis mind ees ootab ja ma ei osanud võtta ka seisukohta, et kas olla nüüd karm juht või hakata noortega sõbraks, et millist nii-öelda siis seda seisukohta võtta, et ütleme, et esimestel aastatel ma olin vist tõenäoliselt ainult väga karm. Aga siis tundus, et ma ikkagi võiks nagu pigem nendega sõbraks saada ja samas nagu päris sõbrasuhet nagu ka ei tahtnud, et siis tundus, et võiks olla natukene sellist karmust ja natukene sõbralikkust ja ma arvan, et praegu on see õige balanss leitud sellele. Aga kust tuli idee võtta endale rühmaabi juurde? Rühmaabi vajadus tegelikult tekkis sellest, et meie rühma aina kasvas ja mul üksi oli juba üsna raske hakkama saada, et kui tegelikult Harjumaal või üldse on väiksed rühmad, siis meil Kallavere kasvas päris suureks. Ja kui tegelikult on ju noored kotkad peaks olema eraldi rühm ja kodutütrelt eraldi rühm, siis Kallaveres on nad koos. Ja juhtisin ma neid üksinda ja sellepärast tekkis ka see vajadus, et mul võiks olla keegi, kes mind aitab sellel teekonnal. Et algul hakkas aitama mind sellel teekonnal Argo, aga kuna me saime pisipere, et siis meil laste kõrvalt ei olnud enam võimalik nii palju käia ja nii palju teha, kui see võib-olla rühm vajaks. Ja siis tuli Reili on minu siis kolleeg, kellega me siis aastaid oleme koos töötanud ja tema soovis liituda Kaitseliiduga. No ja siis, kui mina nägin tema seda entusiasmi, et tal oli nii suur põnevus selle Kaitseliiduga liituda, siis ma kasutasin lihtsalt seda nii-öelda juhust ära ja pakkusin talle kohe üksiti siis veel ühe väljakutse nii-öelda noortekotkaste juhi näol, et tulla mulle nii-öelda abiks. Ja ta oli sellega kohe nõus ja pean ütlema, et meil on tulemas veel abisid juurde. Okay. Aga kas teil on kunagi ka kohad täis olnud, kui teid on nii palju? On tõesti. Ütleme, kui me alustasime, siis me alustasime 8 noorega, kellest 5 on siiani tegevad, väga tublid noored, kes siis esimesel korral olid nii-öelda kohal ja mingi hetk oli meid üle 30, et me olime 30 oli meid nii-öelda koos ja siis oli küll siuke tunne, et me praegu rohkem juurde ei julge võtta, et iga aasta nii-öelda septembris kool pakkus välja, et teeme reklaami rühmale, et on selline ring, aga meil oli tihtipeale olid kohad täis ja me ei saanud lihtsalt juurde võtta. Aga ma usun, et kuna meil on nüüd olemas abid, et siis ma usun, et me võime jälle laieneda. Aga kas te pigem korraldate ise üritusi, laagrid või pigem käite nagu teiste korraldatud laagrites? No iga aasta me üritaks vähemalt ühe laagri ise teha või vähemalt mingisuguse ürituse oma noortega, et ainult nii-öelda meie rühma nii-öelda korraldatud. Kuhu me muidugi kutsume ka teisi rühmasid, et teised rühmad on alati teretulnud meie nii-öelda üritustele, kui meil on ruumi. Et tihtipeale lihtsalt on teatud piirangud sellele, et rahalised piirangud või nii-öelda pole seda nii-öelda vahendeid, millega seda teha, et muidu võiks ju korraldada ja kutsuda kogu aeg kedagi kokku. Aga peab tunnistama, et tõesti enamasti käivad noored ikka kellegi teise nii-öelda üritustel, et kuna neid lihtsalt Harjumaa peale on väga palju, siis lõppkokkuvõttes tuleb neid kokkuvõttes, kus noored käivad mujal, on rohkem kui see, mis me ise jõuame teha. Aga kas teil on endal ka nüüd lühiajal plaanis teha mingeid laagreid, üritusi? Ja meil on tegelikult märtsis tulemas üks 2-päevane laager, et märtsi nii-öelda lõpupoole, et Kallavere kanged on meie nii-öelda laagri nimi, et kus me siis õpime uusi teadmisi, teeme koka eriala, me teeme sidemehe eriala ja me matkame, orienteerume, siis üritame lõket teha, õppida sõlmesid, et jälle uusi teadmisi juurde noortele ja nii-öelda laagri lõpus on ka siis veel kehalised katsed. Et selline vahva laager. Aga kes on hetkel rohkem aktiivsem, kas noored kotkad või kodutüttered?
Pean tunnistama, et noored kotkad on aktiivsemad. Noored kotkad käivad rohkem väljas, ka talvel. Tüdrukud on aktiivsemad suvel, et tüdrukud armastavad rohkem siukest soojemat aega, et talvistel aegadel tüdrukud nii aktiivsed ei ole, aga ma ei saa öelda, et nad nüüd kehvemad on, et nad on selles mõttes ikkagi eeskujuks kotkastele, et kui nad käivad ja kui nad üldse tulevad, siis nad teevad seda nii-öelda hingega ja tublisti, et selles mõttes ma arvan, et nii noored kotkad kui kodutütred täiendavad üksteist. Aga kuidas saab liituda noorte kotkaste ja kodutütardega? No kui liituda üleüldiselt, et teadmata veel, millist rühma sa endale valida tahad, et siis oleks kõige mõistlikum liituda kodulehel. Et nooredkotkad.ee, et seal on olemas liitu nupp, sealt saab liituda, saab valida, kuhu sa soovid minna või annad ise märku, millises nii-öelda piirkonnas sa oled ja sind suunatakse vastavate kontaktideni ja kodutütardel siis samamoodi, et on koduleht selle jaoks olemas. Kui soovitakse liituda nüüd Kallavere rühmaga, et siis saab võtta otse minuga ühendust või kooliga ühendust Kallavere keskkooliga, kus me oleme siis tegevad. Kuna meil on tegelikult ka erinevatest nii-öelda piirkondadest, on ka näiteks Lookoolist või näiteks Tallinnast, et siis piisab sellest, et kui võetakse minuga ühendust otse. Et meil ei ole rühmal kahjuks oma meiliaadressi, et selle peale me oleme mõelnud, et võib-olla see tulevikus tuleb. Aga kellel on näiteks juba mõni tuttav ees, et siis ka saab tuttava kaudu küsida minu kontakte ja võtta minuga ühendust, et siis saab liituda otse nii-öelda rühmaga juba, et ei pea nii-öelda suure ringi kaudu minema sealt kodulehe kaudu. Aga kui soovitaks teha järke, siis kuidas see nagu käib, järkude tegemine? Järkusid on meil kokku 6 ja alustatakse 6. järgust, ehk siis see on 7-8 aastastele, et kuna algselt liitutaksegi 7-aastaselt ja kuni 18 aastaseni on siis noored, siis 7-8 aastastele on mõeldud see 6. järk, sealt siis juba edasi 5., 4., 3., 2. ja 1. ja alustataksegi siis nii-öelda nendest baasteadmistest vähehaaval tutvustatakse organisatsiooni ja iga järguga siis aina süvenevalt seda infot tuleb juurde, aina spetsiifilisemaks ja täpsemaks see läheb ja kuni siis 1. järguni välja. Kuni nüüd 5. kuni 4. järk võtab vastu neid järkusid ja õpetab neid siis noortejuht ja 3., 2. ja 1. järk on siis tegelikult juba maleva tasandil, kus siis õpetab küll noortejuht teadmised nii-öelda selgeks, aga eksam või see nii-öelda läbimine tehakse siis juba malevas, kas mõnes suures laagris või tehakse eraldi siis õppepäev. Aga kui vanad näiteks tavaliselt nagu keskmiselt tehtakse 1. järku? 1. järk ongi 6. järk 7-8 aastased. Et see ongi nii-öelda mõeldud. Järgmine on juba 9-10 aastased juba nii-öelda 5. järk ja 11-12 on juba siis seal 3. järk ja niimoodi edasi. Et see sõltub jah, aga ütleme, kui liitutakse alles, ütleme, et näiteks mõni noor avastab, et ta soovib 15-aastaselt liituda alles, siis ta alustab ikkagi 6. järgust, aga ta suudab selle õppe kogu materjali väga kiiresti ära lihtsalt võtta, et see on nagu nii-öelda see, mis õpitakse lihtsalt kiiremini selgeks. Aga millega sa vabal ajal teged, näiteks kui ei pea lapsi õpetama ja laagrid või niimoodi? No hobi on mul üks kõige meelsam hobi on mul maalimine tegelikult, et mulle meeldib maalida, ma teen suuri selliseid loodusmaale, aga ma ei ole saanud tegelikult juba väga pikalt sellist vaba aega endale, et ma jõuaksin sinna maalima, et mul küll kõik vajalikud asjad on olemas, aga seda aega kahjuks ei ole. Ja teine on mul motorattad, et olen ka motohuviline, et ma käin ka siis erinevatel motoüritustel ja ma loodan, et nüüd kui lapsed on natukene suuremad ja käivad juba lasteaias ja ma saan tööle nii-öelda tagasi minna, et ehk tekib ka see võimalus ja see vaba aeg, et ma saan rohkem sellega tegeleda. Nii et rohkem läheb aega nagu rühma peale ja nii Kaitseliidu peale rohkem? Jaa, absoluutselt, jah. See võtab ikkagi enamuse vaba nii-öelda ajast, mis vähegi on. Aga millise näed oma edasist tulevikku Kaitseliidus? Kaitseliiduga me tegelikult koostööd jätkame, et ma olen Kaitseliidus nüüd tööle asumas, et 1. märtsist alustan ma tööd Kaitseliidu peastaabis ja hakkama seal siis referendi ametikohal nii-öelda tööle. Nii et see on minu nii-öelda siis uus väljakutse, et võtan ka nii-öelda töö vastu seal. Aga milline on nagu töö Kaitseliidus, milline see nagu välja näeb, et mida sa teed ja? No minu see töö, millega ma nüüd tegelema alles hakkan, ma 1. märtsil alles sinna lähen, siis see on tegelikult dokumentatsioon. Et ma hakkan olema Harju noorte jaoks olemas
tegema teile nii-öelda tunnistusi, kiituskirju, tegema erinevaid, ütleme, siukseid kuidas ma ettevalmistavaid töid selleks, et meie peavanemad saaksid teiega toimetada edasi. Et hakkan samamoodi Silver Tamme ja Ave Proosiga koostööd tegema, nii et see saab olema minu nii-öelda töö. Aga eks ma siis täpsemalt kuulen juba koha peal. Aga kui keegi soovib hakata rühmajuhiks, siis mis ta peab tegema selle jaoks ja mis kogemused tal peavad olema juba? Rühmajuhiks tegelikult soovivad kõik, kes tunnevad, et tal on piisavalt vaba aega ja ta tahab sellega tegeleda. Kui talle meeldivad noored ja ta on valmis sellega nii-öelda tegelema, sest ega mina tulin ka täpselt nullist, et ega ma ka ei teadnud, mis mind ees ootab. Ja siis on olemas vabatahtlike noortejuhtide kursus, kuhu tegelikult suunatakse, et seda tehakse üldjuhul Võrus ja see on mitu nädalavahetust kestab, ehk siis ühel kuul 1 nädalavahetus minnakse koha peale ja seal juba õpetatakse kõike, mida sa võiksid teada sellest. Aga nüüd, kui sa soovid selleks noortejuhiks hakata, et siis ilmselt tuleb endast anda märku siis vastava siis nii-öelda organisatsiooni siis malevale, et kui sa tahad Harju malevas hakata noortejuhiks, siis Harju malevas annad märku, et ma olen valmis seda rühma võtma ja siis sulle leitakse rühm ja noored ja hakkadki pihta. Aga kas rühmajuhtidel on ka erinevad laagrid või üritused spetsiaalselt neile tehtud? On küll ja isegi mul oli võimalus Setomaal eelmine aasta osaleda ühel noortejuhtide laagris. Et see oli ka väga vahva laager. Me pidime tegema 1987. aasta muusika pala pidime leidma ja selle nii-öelda järgi siis tegema etteaste. Et meie valisime ühe loo, mis oli Luka ja laulsime seda ja andsime sellega teada sõnumi, et kui see Luka laul räägib sellest, et kuidas ühte noort väärkoheldi ja kiusati, et siis me tahtsime lihtsalt anda selle sõnumiga ka teada, et me kõik oleme vastutavad selle eest, mis me näeme ja mis me kuuleme, et me ei pigistaks silmi kohti seal, kus me näeme, et kellegile liiga tehakse. Aga see on nagu erinevad nagu mingid matkad ja kus sa õpid veel midagi juurde, erinevaid asju, mida peab teadma? Võimalusi õppida on väga palju. Iseasi, kas sa sinna jõuad, et see on nagu see, et tegelikult neid laagreid noortejuhtidele tehakse ka ja lapsevanematelegi tehakse, et ka lapsevanemate laagrid on olemas, et kuhu saavad lapsevanemad minna ja vaadata, mis siis noored nii-öelda metsas teevad. Et ega noortejuhtidel on samamoodi, et õpetatakse noortega rohkem suhtlema, nii-öelda ka keeruliste noortega suhtlema, õpetatakse, kuidas nii-öelda siis paremini hakkama saada, õpetatakse ka uusi teadmisi. Näiteks oli meil üks võistlus nüüd hiljuti, et mis on need erialad, mida meie noortejuhid võiksime selgeks õppida ja nii-öelda teiste siis malevkondadega nii-öelda võistelda sellel alal, et see oli ka väga põnev, et ma usun, et kui me leiame ise rohkem aega, siis neid võimalusi on kindlasti rohkem kui küll. Aga kuidas on võimalik saada endale erikatsemärke või nagu erialasi? Erialadega on selline lugu, et noortel kotkastel on neid 62 ja kodutütardel 25, nii et neid on päris palju. Korraga võib kanda pidulikult särgil 6 eriala, omada võib neid kas või kõiki, aga iseasi on, et kuidas sa need siis nendele selgeks teed. Ütleme niimoodi, et kõiki korraga ju ei saa, eks, et siis tuleb ju mingi valik teha ja mina olen lähtunud niimoodi, et ma küsin noortelt, et mis on need erialad, mida nad teha tahavad. Ja kui nad annavad mulle selle nii-öelda sisendi, et mida nad tahavad õppida, mida nad tahaksid omandada, et siis ma juba vastavalt sellele otsin need inimesed, kes suudaksid noortele selle asja selgeks teha ja siis me läbime kõik need punktid, mis on ette nähtud ja siis kirjutame noortele need erialad välja. Näiteks järgmine on laskuri eriala. Aga selleks, et saada, kas selleks peab ka olema nagu nii-öelda eksam, kuidas et seda eriala saada? Eksamit tegelikult ei ole, et ongi see, et need punktid peavad olema täidetud. Et seal sõltub hästi palju, et laskuril on teatud kogus laske, sa pead ära tegema teatud kauguselt, et seal sõltub, et sidemehel sa pead oskama morset, sa pead oskama sideprotseduure, sa pead tegema erinevaid harjutusi selleks, sa pead oskama välitelefoniga toimetada, et igal sellel erialal on oma punktid, mis peavad olema täidetud ja siis sa saad selle erialanda endale. Et enne ei saa. Nii nagu ka kokal, et enne pead tegema mitu korda süüa, enne kui sa saad selle koka eriala. Aga kas sellel on nagu kindel ajavahemik ka, et kui palju sa pead seda eriala tegema? Tegelikult ei ole.
et kui sa suudad selle punktid ju kohe ära täita või sul on need punktid juba täidetud, näiteks ütleme üks, mis on kiirem variant, mida ma olen välja andnud, on enesekaitsemärk. Et kui noor tegelebki nagunii juba oma teise hobiga, mis on enesekaitse, ütleme kas mingi judoga, karateega või midagi sellist, siis ta juba peaaegu täidab selle. Või siis näiteks ujujad, et tihtipeale on ujujad, kes käivad ujumas, nad saavad endale ujuja märgi juba sellepärast, et nad tegelikult hobina nagunii käivad kogu aeg basseinis ujumas ja neil on juba need täidetud. Et väga palju sõltub sellest. Tüdrukutel on näiteks kunstniku eriala, et kui sa nagunii juba maalid ja sul on juba nii-öelda koolis tehtud erinevaid, ütleme siukseid näituseid oma piltidega, et siis sa oledki juba ära täitnud selle, et siis piisabki sellest, kui malevale anda teada, et selline tubli noor on juba olemas ja sa saadki selle eriala. Aga milliseid erinevaid soovitusi annaksid erinevates vanustes õpilastele või täiskasvanutele? Soovitusi siis mille alal sa mõtled, mis soovitusi? No üleüldse näiteks Kaitseliiduga või nagu kuidas hakkama saada, isegi kui sa ei ole noor kotkas või kaitseliitlane, kuidas elus saada hakkama, kui sa näiteks metsa ära eksinud? No ütleme niimoodi jah, et metsa ära eksimisega on jah kõige võib-olla tähtsam, et sa hoiad sooja, et hoiad sooja ja leiad selle vee, mida tohib juua. Et kindlasti valida siis mõni liikuv vesi, et mitte seisev vesi, et seda võib juua ka ilma siis nii-öelda keetmata või siis kui on võimalus keeta, siis ka läbi keeta või allikavett otsida, et mida saab siis juua. Et kindlasti on oluline hoida sooja, teha ennast märkavaks ja juua vedelikku, et need on võib-olla kõige tähtsamad asjad. Juba kui pikemaks jääd, siis juba saab vaadata kuusevõrseid süüa ja leida sealt sammalt, millega endale võib-olla teed keeta ja natukene nii-öelda turgutust saada või marju, et sõltub ju ka aastaajast, millal sa metsa nii-öelda ära eksid. Aga nüüd võib-olla soovitus, et kui keegi tunneb, et ta soovib liituda näiteks kas noortekotkastega või kodutütardega või miks mitte ka Kaitseliiduga, et siis tasub anda märku. Et tegelikult soovijaid on praegu palju, ka Kaitseliitu tuleb palju nii-öelda, ütleme siis uusi liikmeid juurde, et andke kindlasti endast märku ja me võtame hea meelega kõiki vastu, et tasub endast märku anda ja siis need teadmised tulevad, mis teha. Aga kuidas sulle endale see podcast meeldis? Ja loomulikult, et väga vahva on, et kui minult küsitakse küsimusi ja ma saan rääkida sellest, mis on minu nii-öelda südameasi või millega ma nagu nii tegelen juba aastad, et siis miks mitte ja kui see kellegile korda läheb, siis mul on ainult hea meel selle üle. Aga see ongi kõik, aitäh Raili, et sa tulid ja järgmises podcastis ehk näeme.